Tere! Tänases tunnis siis õpid tundma suguelundkonda. Näitan sulle siis suguelundkonna põhjal. Mina siis tegin Padleti sellise suguelundkonna kokkuvõtte. Et suguelundkond siis koosneb või on ainuke elundkond, mis on naisel ja mehel erinev. Ehk siis erinevad need sooti. Ja alustame siis meeste suguelunditest. Et meeste suguelundid on siis kusepõis, seemnejuha, munand, munandikott ning peenis. Munandikott asub siis siin ja munandikoti sees asub 2 munandit. Munandites siis hakkab umbes 15 eluaastast alates siis toimuma seemnerakkude valmimine. Seemnerakud ehk siis spermid on inimese kõige väiksemad rakud. Ja kuidas see siis toimub, et kui toimub seksuaalvahekord, et siis liigub siit munandi manustest seemnerakk edasi kusitisse, aga enne seda siis seemnepõiekestest ja eesnäärmest toodetud siis seemnenõre või seemnenõre moodustabki kokku sellise vedeliku, mida nimetatakse siis spermaks. Ja sperma siis väljub siit peenise kaudu. Ja muud otseselt ei olegi. Siin väike video siis teile selgitamaks, mis toimub. Mehe suguelundid jaotuvad välimisteks ja sisemisteks. Välimised on munandikott ja suguti. Sisemised aga munandid, munandimanused, seemnehad, seemnepõiekesed ja eesnääre. Munandikott jaguneb 2 osaks. Kumbki asub 1 munand. Suguti ülesanne on juhtida spermid naise tuppe. Ja nüüd räägime siis naissuguelundkonnast. Et naissuguelundkonda kuuluvad siis tupp, emakas, munajuha ja munasari. Munasarjas sündides juba poolvalminud munarakud. Munarakk on siis inimese keha kõige suurem rakk, et kui sperm oli siis inimese keha kõige väiksem rakk, siis naistel munarakk on inimese keha kõige suurem rakk. Ja 12–14 aastasel tüdrukutel küpseb siis iga 23–28 päeva järel 1 munarakk. See tähendab siis seda, et tüdrukud on jõudnud murdeikka. Et kui poisid jõuavad 15-aastaselt kuni 15, siis tüdrukutel hakkab murdeiga natukene varem. Ja siin munasarjas siis valmivadki munarakud ja munarakud siis valmivad iga 23–28 päeva järel ja munasarjas siis liigub edasi see munarakk munajuhasse. Munajuhas on siis see munarakk 3–4 päeva. Nüüd selle aja jooksul peab toimuma siis seksuaalvahekord, kui soovitakse siis saada järglasi. Ja siin munajuhas siis peab, või siia munajuhasse peab jõudma tuppe kaudu siis seemnevedelik ja siit siis seemnerakk. Ja siin munajuhas siis toimub munaraku viljastamine. Ehk siis seemneraku ja munaraku ühinemine. Kõige kiirem ja kõige tugevam siis seemnerakk jõuab siia. Kuna tegelikkuses naise tupes on väga selline happeline keskkond, siis siia jõuavad väga vähesed seemnerakud. Et kõige tugevamad on need, kes on siis võimelised selle munaraku viljastama. Ja kui munarakku siin munajuhas ei viljastata, siis toimubki iga 28 päeva tagant selline tsükkel, mida nimetatakse siis menstruatsiooniks.
millega kaasneb siis tüdrukutel selline pisikene verejooks ja mis kestab siis 3–5 päeva. Ja üheks suguelundiks on siis tupp. Tuppe kaudu sisenevad siis seemnerakud naise kehasse ja väljuvad siis tuppe kaudu mitte viljastatud munarakud. Ja nii lihtne see ongi. See on lühidalt siis naiste ja meeste suguelundkond.